Tšau parvikassad! Täna proovime uusi võimalikke tooteid, mida võtta endale veebipoodi. Kuidas see asi tavaliselt välja näeb, on see, et mul on valida tuhandete seast, eks ole, mida siia võtta. Ja olen võtnud reeglina neid, mida ma tean. Et ma olen proovinud, tean, kuhu see käib ja kõik on väga hästi. Aga ma ei saa pidama jääda mingi teatud valiku juurde, sellepärast, et teatud reeglid rapivad mu valikut päris tõsiselt ja ma pean kaaluma muid variante. Ja kuidas see muude variantide kaalumine tavaliselt välja näeb, on see, et ma tellin endale need ja siis ma proovin ja siis ma otsustan, kas see jääb või jää. On juhtunud tõepoolest seda ka, et kastide kaupa on läinud prügikasti või siis on ühe korra viis mul sõber need minema, sest tema, ma ei tea, arvas, et saab nendega midagi teha siin, ma ei tea, kas ta sai või ei saanud. Minu arvates hea mõte see ei olnud, aga olgu peale. Täna on mul päris palju proovida, sellepärast, et mul on riiulil vedelenud tükk aega nüüd, ma pole jõudnud selleni lihtsalt. Turnpike'i kastmed, et mul kunagi need on mingisugused müügis olnud, aga nad on muutud pakendid, nad on muutud maitset ja miks ma neid üldse kaalun, hind on hea neil. Ja Hollandi päritolu. Lõhnab nagu Hollandi barbecue-kaste, kui päris aus olla. Mul väga palju. Barbecue soos klassik. Hästi suitsune on. Ütlen ausalt, pigem mitte. Et hästi intensiivne ja liiga suitsune ja samal ajal proovivad magus olla. Blue Sogi Smoky Mountain teeb selle töö ära, mis ei värk seal nagu nii. Midagi huvitavat, mida ma tõesti tahan. See on Turnpike'i Korean bulgogi ja nagu jämedam tundub. Hästi palju ingverit. Sweet and spicy peaks olema, kus see spicy siin on. Nagu üldse ei ole spicy. Peaks olema selle asja nimi üldse ingverikaste või pigem mitte. Veel on siis. See peaks olema tegelikult tuttav asi, ehk siis see on Turnpike'i rib glaze. Ja mingi teises siukses kummalises pakendis ma olen seda korra müünud. See on marjane ja pigem nagu okei. Selle pigem siis jätaks. Aga vahepeal käisin Hollandis ja seal on mul üks tuttav võistleja tiimist nimega Barbecue ja tal on oma maitseainesari, see on Tom Bertels ja nüüd on hunnik asju, mida ma peaks tema poolt ka testima. Tal on ka kast. Tal on
see on sama asi. Aga barbecue-kaste ja Tom Bertels on selle mehe nimi. Tundus nagu mingisugune kuulsus seal, ma ei tea. Võib-olla ma sain valesti aru asjadest, aga see pakend on moodsam. See käib niimoodi lahti. Ja juba saab alada. No, perfect blend. Õigupoolest tema ei ole hollandlane, ta on belglane minu arust. Kuulge, see on küll nüüd hea kraam. Ja magus ja äädikas on tal ka siin sees ja ma tunnen seda ja see on väga maitsev. See on nüüd küll meeldiv, jah. Toodetud on ta Hollandis. See peab kindlasti tulema siia meie letti. Ma ei imesta üldse tema tulemuste üle, kui ta kasutab seda. Muideks vend, kellega me võitlesime Kristjaniga eelmine aasta kogu aeg selle brisketi kunni tiitli üle ja lõpuks meil küll võitsime, aga ta on kõva brisketi hunt, nii et selle arvestades, kui suur see tüüp on, siis oli tema vist ise oma käega kinni keeranud. Nii. See on siis ma võtan tema maitseained välja. Neid on 3 erinevat. Üks on siis base ehk baas barbecue maitseaine. Väga huvitatud nagu lahendused. Et baas maitseaine, siis tal on magus. Ja see on see Holy Grail. Ma kardan, see on see, mida ta brisketeri ka paneb. Umami power, et ma näen siin no added sugar, eks. Et see on selline, kohe ütlen teile, sool, küüslauk, vürtsid tõesti. Jah, siin on muud kraami ka sees ikka. Ta päris SPG ei ole nagu või lihtsalt sool ja vipar, et siin on sool, vipar, küüslauk. Nii alustamisest baasist. Mõistliku hinnaga olid ka kõik tema need asjad. Sellel on värv hea, tunnen eemalt juba, kuidas paprika siin lööb. Soolane, päris turskelt soolane kraam. All purpose barbecue rub. Täitsa usun seda juttu. Et ma tal on siin pildid ka peal. Et just kui lehmapilt on peal, aga ma näen variante ka kanale sellega või siis kasutada alusraabina. Nii, proovime teba Holy Graili ka. See tuleb valikusse, ma arvan. See kaste endiselt ausalt, need hollandlaste kastmed on pigem sellised nagu ütleme see minu arust totaalne jama on see Southern Dutchi oma, mida peab millegagi segama, see niisama ei kõlba. Aga olgem ausad, teie seast ka ühtegi fänni sellele ei tekkinud. Siin on jah
roheliselt on näha, kohe on suured ürditükid sees. Et ja siis see Turnpike'i teema, need on sellised, mida ma kujutan ette, et on Hollandi kaste. See on midagi muud. Ja see on väga palju parem. See kannatab üksi kasutada. Ei mingit segamist. Jaa. Vürtsi ka. Okei. Natukene palju pipart sai praegu siit. Aga tugev ürdi maitse on ka juures. Jah. Seda soovime. Nii ja nüüd magus natsupildiga purk. Õhnab nagu klassikaline magusraab. Näha on tugevalt pruuni suhkru olemasolu. Pean seda natukene välja valama. Natukene robutama. Kurjam ma ei saa aru. Kohati on soolane, kohati on magus. Okei. Ma olen joon vett kõigepealt, enne kui ma edasi räägin. Et kui hollandlaste puhul ma ei ole täheldanud veel üdini magusat lääget maitseainet, nagu Ameerika omades olemas on, vaid on pigem nagu madalmaade omades siis, et olen pigem täheldanud selliseid kuidas ma ütlen, seal on ikkagi mingi tugevam soolapõhi ja siis selle peale on midagi suhkrusus ehitatud, siis tegelikult sellega on samamoodi. See ei ole üdini magus. Aga see on tõeline notsu maitseaine. Sool, suhkur, vürtsid ja seller, kusjuures. See oligi see maitse, mida ma mõtlesin, mis seal taustal siis nüpeldab. Ja see sobib seal ideaalselt. Ehk siis olen positiivselt üllatunud barbecoa maitseainetes. Ja mis siin ikka, võtan onu Tommiga ühendust ja tellin kraami sisse. See kaste kindlasti väga positiivne üllatus minu jaoks. Et ja väga pika tähtaega kusjuures. Ehk siis ma võin neid hunniku võtta ja maitseaineid ka. Et ma näen ise, et kana, veis, siga, aga sellel võib olla rohkem kasutusauke, kuigi ta ise siia on pannud ka veisepildi peale, siis ma ise prooviks kana sellega ära. Ühesõnaga, ma teen neid, ma kasutan neid ja sorry, aga nüüd läheb hunnik kastmeid minema viskamisele. Sellepärast, et jah, ma ei... See aeg on möödas, kui me peame seda lihtsalt odavuse pärast, tähendab ei. Ja need ei tule ka mingid ulmekallid, et pigem oli hinnaklass mõistlik. Vot nii,
ma lähen nüüd kirjutan onu Tommile kirja ja otse allikast hakatakse mulle neid siis äkki saatma. Ma pean tunnistama, ma tulin äärmiselt pessimistlikult, eriti selle kastme peale. Ma tean, mis need Hollandi kastmed tegelikult tähendavad ja see on täiesti midagi muud. Väga positiivne üllatus minu jaoks. Vot, mis maitsekaid või kust ma peaks sebima veel, mis teie arvamus on? Või kui keegi teab mõnda laborit, kuhu pöörduda, et tõmmata mõned maitseained koost lahti ja mõelda, mis seal sees on. Andke teada. Tšau!